Eesti Ühistegevuse Liit korraldas 18. oktoobril Elvas rahvakoosoleku teemal bürokraatia, diktatuur ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes. Kõik sõnavõtud on internetis järelvaadatavad. Seejärel oli vaikus kuni 5. märtsini, mil Elvas toimus kutsetega rahvakoosolek, kus arutati viimase poole aasta jooksul ilmnenud takistusi suhtlemisel vallavalitsejatega. Tundub, et mäss bürokraatia diktatuuri vastu on üle kandumas sõjaks. Meie, naised, oleme muidugi mureks ja selleks, et saada natuke rohkem selgust selles asjas, lähen kohtuma Vahur Jaakmaga. Tere! Vestlen nüüd Vahur Jaakmaga, kes on Elva vallavolikogu liige ja Elvamaa esimesed valimisliidu fraktsiooni esimees. Tere, Vahur! Tere, Triin! 5. märtsil toimus Elva raamatukogus kutsetega rahvakoosolek. Seal osalenute nimed on teada, kuid nad ei soovi oma nimede avalikustamist. Ja põhjuseks on siis see, et nad kardavad ametnike poolset tagakiusamist. Räägi mulle, Vahur, et kuidas on juhtunud selline olukord, et inimesed kardavad ametnikke? Selline olukord on saanud nagu teoks tänases Elva vallas selle tõttu, et need inimesed, kellel siin konkreetselt on olnud vajadus kas saada ehitusluba või veel keerulisem näiteks kasutusluba või kes on soovinud oma olemasolevaid ehitisi, mis ei ole ametlikud, legaliseerida. Need inimesed on siin viimase poole aasta jooksul vähemalt siia majja pöördunud ja nendel inimestel on kerkinud ette täiesti ootamatud takistused, karid, probleemid siin majas nende suhteliselt lihtsate ja elementaarsete asjade ajamisega, mis nagu kodanik peaks saama siin korda teha. Ja need on saadetud tagasi, neid ei nõustata. Inimesed ütlevad, et nendega on käitutud ülbelt ja kõik see on loonud sellise olukorra, kus inimesed, kes tahavad olla seaduskuulekad, saada kasutusluba oma ehitisele, elumajale näiteks või siis legaliseerida endine kõrvalhoone, mida siiamaani nagu kirjas ei ole, et selle nimel nad on täna valmis nagu taluma sellist alandust ja seetõttu nad ei julge ka oma nime all välja öelda, et äkki läheb asjaajamine pärast seda veel hullemaks, kui nad on kõva häälega selle välja öelnud, et nad ei ole rahul selle kultuuriga, mis siin majas vallamajandusoskonnas valitseb. Aga mis paneb ametnikku niimoodi käituma? Et mis paneb ametnikku üleolevalt käituma? Ametnik saab käituda üleolevalt siis, kui tal on selline sooduspinnas selliseks käitumiseks. Kui tema lähim ümbrus siin majas näiteks või selles osakonnas seda igati soosib ja vaikimisi või lausa avalikult heaks kiidab. See sõltub selle maja poliitiliste juhtide maailmavaatest, nende poliitiliste juhtide moraalist ja kui see moraal ei ole selline, mis on suunatud nagu oma inimese või kodaniku teenimisele, vaid vaadatakse enda rolli kui mingi repressiivorgani rolli siin, et käsen, poon, lasen, annan loa, ei anna loa. Et siis tekib ka selline, rahvas ütleb, katus läheb sõitma. Et lihtsalt unustatakse, tõesti nagu eemaldutakse sellest ülesandest, miks sa siin majas üldse oled. Ja sa muutud selliseks bürokraatlikuks, närivaks, oma tujude järgi elavaks ja töötavaks inimeseks. Ja mitte ainult nüüd selle viimase ametniku tasandil, vaid ka sellest kõrgemal.
osakonna juhataja, vastava valdkonna abivallavanem, kes on poliitiline kuju ja vastutab selle eest tervikuna, et selline kultuuritus ja moraalitus on need asjad, mis viivad inimesed, lasevad inimestel niimoodi nendel halbadel, kõige halvematel iseloomujoontel välja tulla. Viimasel koosolekul osalenud koostasid ühe kirja, kus siis pandi kirja see, et mida nõutakse. Mis seal kirjas siis on? Me saime selles kirjas, me tegime sellist tublit rühmatööd, kus me panime valgele tahvlile kirja, me saime kokku 10 sellist punkti, mis nagu need sümptomid, kuidas see suhtumine, kuidas see käitumine siin majas on. Alates sellisest ülbest ja üleolevast suhtumisest kuni selleni välja, et ametnik ei ole orienteeritud inimese abistamisele ja toetamisele. Ja kõige parema pöörde nagu selles koosolekul tegi meie külaline ja ka võiks öelda kannatanud esindaja Andro Roos, kes tõi välja selles kogu selles asja ajamises sellise halva halduse näite. Et halb haldus on see, mis siin majas on. Ehk teisisõnu või täpsemalt öeldes rikutakse haldusmenetluse seaduse mitmeid paragrahve, kus öeldakse, et sa pead olema probleemile orienteeritud, sa pead olema vastutulelik, sa pead teatud asju ise välja uurima ametnikuna või kodanikul see võimekus või võimalus puudub ja et selles mõttes on haldusmenetluse seadus üks väga hea seadus, mis võtab nagu sellised probleemid omavalitsustes, kus on suhtlemise probleemid, võtab väga ilusasti kokku. Ja me seal selle kirja lõpus postuleerisimegi ära, et rikutakse haldusmenetluse seadust 5 paragrahvis ja nõudsime vallavalitsusel sisuliselt kohest reageeringut, selle asja ümberpööramist õigele rajale. Te lugesite selle kirja ette vallavolikogu istungil. Kuidas kiri vastu võeti? Nii palju, kui mul seda lugedes nagu võimalust oli kiigata vallavalitsuse esindajate poolele, siis nemad kuulasid seda vaikides ja ma ütleks, et võib-olla isegi mornilt. Mõnes mõttes oli see kiri nendele üllatus, selle kirja sisu ja selle kirja toon, mis ei olnud sugugi selline pealehüppav ja kuri, vaid analüütiline. Ja üllatus oli see, et nii mitmedki volikogu liikmed, kes on koalitsiooni esindajad, ütlesid sellel samal istungil, et Vahur, miks sa meid ei kutsunud sellele koosolekule? Oleks tahtnud ka osaleda, oleks tahtnud ka oma sõna öelda. See, miks me neid ei kutsunud, on tingitud muidugi sellest, et me leidsime, et kulla mehed, te pole ju oma kodutööd ära teinud. Et mis me teid kutsume, et kogu selle asja võti on ju volikogu enamuse käes. Selle probleemi lahendamise võti ja juba võiks öelda pool aastat. Pool aastat on neile probleem teada, nad pole midagi ette võtnud. Siis võtsime meie selle opositsioonina niimoodi käsile, et leidsime need inimesed, keda ei ole sugugi täis hulk nendest, kes selle omavoli all täna kannatavad, need 15 inimest ja kutsusime nemad kokku ja tegime siis opositsiooni esindajatena selle rahvakoosoleku ja rääkisime sellest. Aga jah, on tunda, et ka koalitsioonis selles küsimuses asi on teravalt üleval, aga mis on, ei ole tegusid, ei toimu midagi.
ma saan aru, et ei nõua ju midagi muud kui seda, et ametnikud täidaksid seadusi. Et nad teaksid kõigepealt neid seadusi ja et nad täidaksid neid. Ehk aitaksid siis valla kodanikke saavutada oma ettevõtmisi. Jah, et täpselt nii, et meie soov on ju see, et nad tulgu sellest karussellist praegu välja, kuhu nad on sattunud. Teatud mõttes inimlikult võib seda isegi mõista, et miks see nii pööraseks on see läinud aga ikkagi, kui ei ole kultuuri ja moraali, siis see nii lihtne ei ole. Nad lihtsalt arvavad, et nad peavadki niimoodi rahvast valitsema, ütleme siis nii. Et selline asi on, see näitab seda, et Elvas on kohe-kohe, kui mitte käes juba selline juhtimiskriis, siis on ta kohe-kohe kulmineerub. Ja see ei ole ainuüksi, siis nüüd see üks valdkond, millest me sinuga räägime praegu, kasutusload ja dokumentide kordajamine ja vaid see on ka laiem. Need siirded on juba laiemalt läinud vallas laiali. Kui inimene lööb käega ja ütleb, et ma loobun oma kõrvalhoone dokumentide kordajamisest, sest ma ei saa siit mingit abi, ma saan siit ainult vastuseisu, et siis see näitab, kuhu on see omavalitsus täna jõudnud. Jah, et see on ju tegelikult küsimus vastutusest. Et kui vallakodanik on usaldanud oma esindaja siia ja tema valinud, et siis ju tegelikult on selle esindajal vastutus. Et ta ei saa seda võtta ju niimoodi suvaliselt, et ta nüüd sai võimule ja nüüd ta ei teegi enam midagi. Et tegelikult see vastutuse küsimus on väga tähtis. See on jah, see on vastutus ja arusaamine oma ülesandest. Aga kuidas nüüd edasi, mis sa arvad, mis nüüd edasi saab? Ootame mõned päevad kuni nädala. Vaatame, kas see kodanike pöördumine, mille me eile üle andsime, kas see avaldab mingit mõju? Kas sellel on mingisugune tulemus? Kas vallavalitsus eesotsas vallavanemaga hakkab asju tegelikult muutma või püüab Toomas Järveoja vallavanem jätkuvalt probleeme lahendada retoorikaga. Mina küll ei usu, et see asi nii hull on ja ma loodan, et küll see teil asjad korda saavad ja selline asi, et näeme. Ja kui ei toimu midagi, siis on järgmised sammud, mida ma isegi mitte ei taha öelda, vaid ma ei oska öelda hetkel, kuidas me nende samade inimestega, kes siin koos olime ja kindlasti tuleb neid juurde, et mis me otsustame. Aitäh sulle, Vahur, loodame parimat. Aitäh sulle ka. Edu sulle. Aitäh.